Nüüd oleme siin Vaemla villavabrikus ja tundub, et need ajaloolised masinad teevad päris kõva mürinat. No ma ei ütleks, et mürin nii kõva on. Vahest naised kipuvad kõvemat tegema, aga masinad on tõesti vanad, üle 100 aasta vanad, saariaegsed masinad. Aga lülitame nüüd korra need saariaegsed masinad välja, siis saame ehk natukene väikese puhkepausi ajal natukene rohkem ja paremat juttu rääkida. Vaemla villavabriku omanik Jüri Valdma. Kas sa oled oma villavabrikuga rahul? No rahul on kindlasti, sellepärast hing seisab sees ja elada võib. Aga enne sa ütlesid, et pool vabrikust juba pojale üle antud. On ja ma loodan, et varsti on teise poole ka. Kui kaua see villavabrik selles kohas juba töötanud on? Ta on siin töötanud 49. aastast. Ja samade seadmetega? Need seadmed on varem veel töötanud mandrile. Need on siia toodud 49. aastal. Kuidas sina juhtusid siis siia villavabrikusse tööle tulema ja kuidas sust ka omanik sai? No eks ikka hakkab naistest pihta see asi. Sellepärast, et mul abikaasa on tekstiilikunstnik ja no ma ei jõua ju lõnga nii palju osta, ma pean ise tegema. Aga tooraine tuleb kõik Hiiumaalt? Tooraine ainult Hiiumaalt. Vahest mõni saarlane trügib ka, aga ma ei taha neid ligi lasta eest. Ma ei jõua lihtsalt hiidlastele ära teha. Kui vill on teie vabrikusse tulnud, mis saab sellest villast edasi? Millised tsükli ta läbi peab tegema? No kõigepealt pannakse sinna nurka. Sealt pannakse emulsiooni hulka, siis läheb ta juba unditamisele ja tavaliselt me unditame valget villa, unditame 2 korda läbi, aga kui me tahame halli teha, siis või värvilist, teist värvilist, ühesõnaga, see käib 3 korda läbi. Ja siis läheb edasi juba kraasimismasinatesse. Ja kõigist 3 masinatest käib see üks ja sama vill läbi. Ja siis lõpus tuleb heie. Ja siis läheb juba ketrusmasina peale, kus tuleb 1-kordne lõng ja korrutus on lõpus, kus tuleb 2-kordne lõng. Ja lõpuks on ainult hinnasilt veel juurde lisada. Ma ei ütleks hinnasilt, aga ma ütleks naiste näpud. Kuidas sa Hiiumaa toorvilla kvaliteediga rahule jääd? No ei saa nuriseda. Keskmine. Millised oleks villa kvaliteedi parandamise võimalused? No seda ma ei oska ausalt öelda. Muidugi see sõltub kõigist pesust ja nii kuidas, mida segasemat need tähendab karjad, seda parem vill. Ja teile tuleb juba pestud vill? Pestud vill, jah. Kas lambapidajad oskavad ka villa korralikult pesta, et teile tuleb juba kvaliteetselt pestud vill või on ka pesu osas midagi õpetada lambapidajaid? Ma usun küll, et on sellepärast, et paljud, kes eriti suured tegijad, on tõesti ilus puhas vill. Aga need mutikesed ja kes toovad, see tõesti on igasugust. Mis see põhiline probleem on siis selle villa juures? No üks põhiline on ikka see pesemine ja oleneb lambast, kus nad söövad, ütleme, kui nad kadakate vahel on, siis on ikka, ja muidugi see on ka, et ütleme, kui niita, siis niita sügisel, sellepärast siis on lammas puhtam. Aga kevade niit, siis ta on sõnnikub koos ja kõik. Kas teie villavabrikusse toob inimene oma villa ja saab selle villa juba lõngana tagasi või ostate ka inimeste käest villa, et see juba ise tooteks teha ja edasi müüa? Tähendab, peab mõlemid pidi tegema. Peab hiidlasi hoidma, et nad jooksu ei paneks. Neil peab ka sellepärast ära tegema ja siis omal on ka toodangud vaja teha. Ja teie toodang läheb siis kõik naistele käsitööks? Ja enam jagu küll. Ega ma ei tea, kes need toovad siia, mis nad sellega teevad. Aga ilmselt ta kuskil läheb. Kui me nüüd vaatame teie villavabriku sisustust, kus on, võiks juba öelda, et minu jaoks hiidvanad seadmed, mille juures ka tugevasti mutrivõtme jõudu saab kasutada ja võrrelda seda tänapäevaste ketrusmasinatega, kus rohkem arvutite teel asja juhitakse. Teie oma vana tehnikaga olete rahul või kipub ka nii olema, et mis vana, see kulub ja laguneb?
No mina ei tea, mina mõtlen seda jälle, et kui ta on 120 aasta vastu pidanud, siis arvan, et teist 100 võib-olla veel peab. Aga tänapäeval masitana vist nii kaua tööd teha ei saa. Kas sellise villatööstuse juures võib öelda, et selle laiendamine on juba ilmvõimatu, sest teist samasugust masinate kompleksi kusagile kõrvale juurde muretseda pole vist ilmselt võimalik? Kui ma saladuse katte all ütlen, et mul on teine komplekt olemas. Äkki paneme tööle? Saarlaste käest ära ostetud. No, mul plaan on kogu aeg tööle panna, aga lihtsalt ei ole aega, mahti selleks. No väga hea, siis saarlased saavad oodata, kui nende masinad tööle hakkavad ja siis saavad hakata oma villa ka Hiiumaale tooma. Ja kusjuures need on vanad Saaremaa vabriku seadmed, selle Kaarvo vabriku, mis ta oli. Sina oled nüüd omanik ja töödejuhataja, aga kui palju teid kokku inimesi siin villatööstuses töötab? Tähendab, meil ütleme niimoodi, et vaktiliselt on pereüritus, aga on üks ketra ja kudujad, kõik kokku 6 inimest. Värvide gamma on teil lai? No jah, lambaid on valged, hallid, pruunid, mustad. Sealt saab mängida küll. Kas vill tuleb kõik naturaalsetes värvitoonedes või on teil ka värvimise võimalus? No ainuke viga on see, et punast lammast ei ole. Ja pühalepa küüt on punane, sellepärast peame natuke punast ka tegema. Ja teie villavabrikus on ka oma müügisaal? Jah, on küll. Ja seal on tooteid nii suveks kui talveks? No ma ütleks, et tooteid on talveks põhiliselt, aga suvel kipuvad otsa saama. Nii et turistid on selle koha ilusast üles leidnud? Ma usun küll, jah. Vaenla villavabriku lõng läheb siis Hiiu tublide naiste näppude vahel ilusaks käsitöötooteks, et teil on siin näha kaunid kampsunid, mütsid, käpikud, toodete järgi nõudlust on? On suvekuudel eriti. Ja meie tootemärk, kui te juhtite nägema kellelgi seljas, siis on see väike lammas. Näete siin selline valge tikitud lammas ja kui neid lambad on palju ühel tootel, siis on tavaliselt üks must ka, et igas peres, kui on kõik valged lambad, siis on ikka tavaliselt üks must lammas ka. Nii et see on meil niisugune juba aastaid olnud kaubamärk. Te olete ise tekstiilikunstnik, ilmselt te tootemärgi mõtlesite ka ise välja? Jah, see lihtsalt kujunes elu käigus. Ükskord oli kampsunil üks viga ja kudumise viga ja siis ma tahtsin seda kuidagi ära täita ja siis see tuli see lammas ja siis ta tuligi, jah. Teie kui kunstnik olete ise kõikide toodete disainer? No põhiliselt jah, eks ma suunan, aga mul on väga tublid kudujad. Au ja kiitus nendele, muidu ei teeks ma mitte midagi ära. Ja nemad on need, kes mõtlevad suga kaasa ja see loeb väga palju, kui inimene, kes teeb, et ta nagu on võimeline ka mõtlema selle asja sisu poolt, et mitte ainult, kuidas ta väliselt välja näeb ja tehnoloogiliselt on nad ka väga tugevad tegijad. Mis on need lemmiktooted, mida inimesed teilt siit ostavad? No meil on üldiselt on meie tooted on hästi lihtsad, me rõhume ikkagi või selle villase lõnga ilule. Ja need lõiked on klassikalised ja lihtsad ja silmkoeg ongi see asi, et kui kleidimood nagu aegub kergesti, siis villase asjal nii väga kiiresti see ei muutu. Nii et teie tooteid sobib kanda nii suvel kui talvel, nii kevadel kui sügisel ja siit leiab igaks ka eluperioodiks nii väikestele lastele kui ka vanematele inimestele kampsuni selga ja sokid jalga. Täpselt nii see on. Sealt masinate vahelt läbi, et mõnikord me paneme selle tekkide vahele, teeme niisugused sitsitekid ja siis seal keskel on see kraasitud vill, mis on tegelikult väga-väga hea mõnus magada. Me ise magame suvel ja talvel ühed ja samade tekkidega, sest villal on see omadus, et ta talvel hoiab sooja ja suvel ta reguleerib temperatuuri, nii et ei pane kunagi kedagi igistama ja tõeliselt head. Aga siis on teine, mis me teeme veel, et seda kraasitud villa me vildime. Teeme näiteks siuksed väiksed istumisalused. Et siin on, et meil on ise niuke välja mõeldud niuke väike ratas, mis käib ringi veega ja siis seal ümber ta vanutab selle ära nüüd selle. No igaüks, kes on viltinud, teab seda tehnoloogiat. Ja siis ta lõikab nad katki ja need on niimoodi näiteks, kui sa lähed kusagile õhtul kontserdile või grillid õues või siis on nii hea istumisalune on soe. Ja.